see ei juhtu Ameerikas. See ei saa kunagi Ameerikas juhtuda. Kallis, mida sa arvad, mida Ühendkuningriigi inimesed arvasid? Kas nad arvasid, et nende riigi võtavad üle islamistid, kes kuritarvitavad nende piirkondade noori naisi? Kas sa arvasid, et islamiseerumine võtab sõna otseses mõttes krooni üle? Kas sa arvasid, et Ühendkuningriik ootas, et see juhtub? Ja kas sa arvad, et see on võib-olla osa põhjusest, miks Ühendkuningriik lihtsalt lubas kõigil neil massiserendajatel ebaseaduslikult sisse tulla ja oma usulisi tõekspidamisi kaasa tuua? Need ei ole Ühendkuningriigi süsteemiga ega Briti eluviisiga üldse kooskõlas. Kas sa arvad, et nad arvasid, et nende riik vallutatakse? Ei, nad ei arvanud seda. Siin on uudis, nad ei oodanud seda. Ja sellepärast ameeriklased, austraallased, inimesed Uus-Meremaalt, Aafrikast või mujalt Euroopast, te peate vaatama, mis toimub Ühendkuningriigis, et tegelikult mõista, et see võib juhtuda ka teiega. Ja ma sooviksin, et saaksin öelda, et ma liialdan. Aga kahjuks ei ole mitte miski sellest, isegi mitte ükski osa liialdus. Ühendkuningriigi linnad on üle võetud süstemaatilise plaaniga. Ja kui sa ei taha, et sinu linn võetakse üle täpselt sama süstemaatilise plaaniga, siis vaata ja õpi Ühendkuningriigi tehtud vigadest. Ja võib-olla tuled sa ühel päeval mind tänama. Kas oled valmis? Ei, sa ei ole. Tere tulemast Vastupanusse. Mina olen Meira Ka, sinu saatejuht. Kindlasti vajuta tellimisnuppu, et seda videot levitada ja inimestele teada anda, sest me astume vastu, sest meil on küllalt ja me usume, et läänd tuleb kaitsta. Ja kui sina ka usud, et läänd tuleb kaitsta, siis liitu meiega. Sa oled leidnud oma inimesed. Okei, olge valmis. See läheb natuke emotsionaalselt pingeliseks. Ossa Londonist, mis on ära tundmatu, sa oled šokeeritud. Lääne islamiseerumine on päris. Nii et ühel poolt on meil meie sallivuse sõnavabadus, mida kasutatakse meie enda vastu. Ma ei hakka ükshaaval ette rutates rääkima, sa räbane Jeesuse tükk, meil on Palestiina. Ei. Me oleme salliv riik. Lääs on väga salliv koht. Ja hasnamistid saavad sellest aru ning kasutavad meie enda vabadusi meie vastu. Olgu mehed, me oleme siin Pakistani Ühendkuningriigis. Niile, kes ei tea, see on Rebel News koos Cam Higby ja Stepheniga Visegrad 24, kellega te kõik peaksite selleks ajaks juba väga hästi kursis olema, sest nad teevad suurepärast tööd, paljastades kõike, mis Euroopas toimub. Ja Cam Higby on suurepärane ajakirjanik, kes käib ise nendes kohtades, et näidata meile tõde sellest, mis tegelikult toimub, mitte neid valesid, mida meedia meile levitada püüab. Kas see toimub igas Ühendkuningriigi linnas? Ei, mu sõbrad, see ei toimu igas linnas, kuid see toimub piisavalt paljudes, et te peaksite olema väga mures. Ja kui te mind ei usu, siis lihtsalt vaadake edasi. Tõesti, mina olen uncivilized. Hiljuti reisisin Londonisse Inglismaale, et kajastada suurt meeleavaldust Ühendage kuningriik, mille korraldas Tommy Robinson. Mind saadeti sinna varakult, kuna Keir Starmer hakkas keelama välismaiseid aktiviste, poliitikuid ja isegi ajakirjanikke lihtsalt sellepärast, et nad ei nõustu temaga. Nagu üks õige kommunist. Ja te näete seda uuesti laupäeval marsil, mis on mõeldud sellele mitmekesisele linnale ja sellele mitmekesisele riigile vastuastumiseks ning nende hirmutamiseks. Neile, kes ei tea, see on Keir Starmer. Kahjuks, kui sul on olnud õnne teada, kes ta on, siis see on mees, kes hävitab Ühendkuningriiki praktiliselt üksinda. Mitte päris üksinda. Tal oli palju eelkäijaid, kes suutsid teha samu lihtsaid asju, aga tema hävitab Ühendkuningriiki. Ja ta on jõudnud järeldusele, et selle asemel, et oma vigu tunnistada ja kas tagasi astuda või proovida neid parandada, kavatseb ta lihtsalt vaigistada kõik, kes julgevad öelda, Keir Starmer, ma arvan, et sinuga on mõned probleemid. Sõna otseses mõttes kõik, kes proovivad midagi öelda, kaasa arvatud inimesed, kes tulevad välismaalt kajastama. Neile, kes ei teadnud, Rebel News, see oli Avi Amini, see oli Esra, need olid üksikisikud. Eva, need on aktivistid, kes usuvad, et tuleb minna tänavale ja lihtsalt intervjueerida inimesi, jabada seda, mis toimub. Võib-olla öeldes, et nad arvavad, et remigratsioon on hea mõte, eemaldades need inimesed, kes seal on. Väikeste tüdrukute väärkohtlemine peaks olema midagi, mida tsivilisatsioon peaks käsitlema samamoodi, nagu tervislik ühiskond paneb pedofiilid vangi. Võib-olla peaks eemaldama inimesed, kes tulevad sinu riiki hävitama. Igatahes, kui kõik need asjad olid paigas, otsustas see mees, et parim viis võidelda selle Tommy Robinsoni tohutu protestiga, mis toimus tema poliitika vastu, oli lihtsalt öelda inimestele, et nad ei tohi tulla.
See oli tema lahendus. Mitte neid kuulata ja öelda, et võib-olla neil on õigus, vaid hoopis öelda, et ei, teil on osalemine keelatud. Seepärast blokeerib see tööpartei valitsus paremäärmuslikud ässitajad, et nad ei saaks selleks ürituseks Suurbritanniasse reisida. Koha peal oli mu eesmärk lihtne. Dokumenteerida massilise sisserände tagajärgi ja seda, kuidas teatud Londoni piirkonnad on muutunud. Mõnel juhul tundmatuseni. Täpselt nagu see, mida ma nägin Prantsusmaal. 2024 aasta parlamendivalimiste ajal on selge getostumine ja see on märk sellest, et integratsioon on ebaõnnestunud. Lihtsalt meeldetuletus kõigile neile inimestele, kes ütlevad, aga ma tunnen kaasa ja ma ei ole rassist ning ma ei usu, et peaks kogu religiooni keelustama. Asi ei ole religiooni keelustamises. Asi on selles, et keelustatakse üks üksus, poliitiline liikumine, mis ei usu ühiskonda integreerumisse mitte mingil moel. Kui sa tahad tulla siia oma religiooniga ja ütled, las ma teen oma usulisi asju, aga palun, ma tahan ka inglise keelt õppida, ma tahan olla osa teie ühiskonnast, sest ma arvan, et teie ühiskond on suurepärane ja ma tahan seda täiustada ja üles ehitada, siis suurepärane, tule oma religiooniga. Kui sa aga tuled siia ja ütled, et sul on see usuline veendumus, mis on tegelikult poliitiline veendumus, mida esitatakse usulisena, et panna sind end halvasti tundma, kui sa midagi minu tegevuse vastu ütled. Ja mul ei ole mingit huvi ühiskonda sulanduda. Tegelikult mitte ainult, et ma ei taha ühiskonda integreeruda, vaid ma tahaksin pigem muuta teie ühiskonda ja teha teid rohkem enda sarnaseks. Siis hakkab meil mu sõbrad tekkima väike probleem. Väike, pisike, tühine küsimus. Sa pead selle vastu võtma. Kas oleme ühel lainel? Mis su nimi on? Mangali. Prantslane? Ei. Bengali. French? Ainult Bengali. Bengali. Kõige kiirem. Nüüd tahan ma kõigile, kes seda videot veel vaatavad, meelde tuletada, et see ei ole taas kuidagi seotud ususüsteemiga, mis ütleb teile midagi sellist nagu see toimub Ühendkuningriigis, see toimub Prantsusmaal, see toimub Hispaanias, see toimub Itaalias, see toimub Saksamaal, see toimub peaaegu kõikjal, välja arvatud Poolas. See on tohutu probleem. Asi ei ole selles, et keegi oleks rassist. See on seotud sellega, et peatada inimesed, kes sisuliselt püüavad öelda, lõpetage igasugune integreerumine ja pigem pöörake need inimesed meie usku. Miks ei ole mul probleemi sellega, kui me näiteks vaatame Amishite kogukonda, kes elab mingis riigis, või juudi tsivilisatsiooni, mis võib väga sarnaneda sellele? Nad võivad välja näha väga juudilikud või väga amishilikud, kui nad ei ole huvitatud teiste inimeste oma maailmavaatesse assimileerimisest ja mis veelgi olulisem, kui nad on huvitatud sellest, et inimesed sulanduksid inglise kultuuri, panustaksid ja lööksid kaasa, siis suurepärane. Olgu neil kõik usuvabadused maailmas, aga kui sa ei kavatse mingilgi moel, kujul ega viisil assimileeruda, siis minu jaoks on see probleem. Enne kui me selle videoga edasi lähme, mis on tõesti põnev ja imeline, kiire sõna meie sponsoritelt. Ütle mulle, et sa ei võta enam kaltsiumi lisandeid, eks? Sest sa tead ju, et see tõenäoliselt ei aita sind, eriti kui sul pole piisavalt kollageeni organismis. Kollageen küsid sa? Jah, ma olin ka üllatunud, sest olin samas olukorras nagu sina ja ma ei teadnud, et pärast 30. eluaastal hakkab meie keha tootma järjest vähem kollageeni. Umbes 1–2% aastas ja mul on aastaid olnud probleeme liigestega. Ja ma proovisin kõiki toidulisandeid, kuni leidsin Native Path rohumaal kasvatatud veiste kollageeni ja kõik muutus. Sest see on tõeline saladus, kuidas hoida meie nahk pingul, luud tugevad ja liigesed töökorras. Ja see ei ole vastik, sest see lahustub täielikult vees või kohvis. Ja tuhanded kasutajad on kirjeldanud täpselt sama kogemust nagu mina. Parem nahk, parem uni, vähem valu. Nii et paranda oma elu ja toeta saadet, sest ma loodan, et Native Pathist saab meie sponsor tänu meie eripakkumisele ja tasuta saatmisele. Mine aadressile getnativepath.com/meira. See on getnativepath.com/meira. Proovi seda riskivabalt 365 päevase raha tagasi garantiiga. Sponsorid teevad selle kanali võimalikuks. Me oleme väga tänulikud kõigile teile, kes olete vaadanud ja lähme nüüd kiiresti tagasi kõige juurde, mis selles pöörases episoodis toimub. Ja Whitechapelisse koos Stephen Thompsoniga, Visegrad 24 asutajaga ning Cam Higviga, sõltumatu ajakirjanikuga Ameerika Ühendriikidest. Ida-London oli tüüpiline valge töölisklassi piirkond. Seda on näha ka arhitektuuris.
praegu oleme Londoni kesklinnas. Siin näeb palju muljetavaldavamat, palju paremat arhitektuuri, palju kõrgemaid üürimaju. Midagi sellist Ida-Londonis ei ole. Ida-London on täis töölisklassi kinnisvara. Ja siis tuli 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses Kesk- ja Ida-Euroopa juutide sissevool. Ja alates 50ndatest sai sellest üks kõige multikultuursemaid ja mitmekesisemaid Londoni linnaosasid, eriti bengalid. Bengalid on suurim vähemusgrupp. Ma usun, et viimase rahvaloenduse andmetel moodustavad nad umbes 30% elanikest. Bengalid on enamasti moslemid. Mošeed on igal nurgal. Ja muidugi on siin ka tohutu rikkuse lähedus, sest kohe kõrval on Londoni City ja Canary Wharf. Nii et ühel poolt on siin omamoodi ise tekitatud getostumine, kus moslemite kohalolek muutub üha domineerivamaks. Piirkond ja naabruskond muutuvad üha islamiseeritumaks ning see kajastub ka linnavolikogus. Seal ei ole ühtegi valget inglise inimest. See on hullumeelne. Mitte ühtegi valget inimest. Mitte ühtegi. Mitte ühtegi. Tubli näine, tema juuksed on katmata. Kui haruldane, kui haruldane. Kes on praegu Tower Hamletsi volikogu liige? Hiljuti uuesti valitud Lord Mayor oli varem korruptsioonis süüdi mõistetud ja tal keelati 10 aastat kandideerida. See keeld on nüüd lõppenud ja ta valiti just uuesti Lord Mayoriks. Ta on ka Bengali päritolu. Enamik kohalike volikogu liikmeid on Bengali päritolu, aga siin on suur iroonia. Kui vaatad ringi, näed walkie-talkie hoonet, näed Kirkinit, näed kõiki neid pilvelõhkujaid. Nii et siin on see dihotoomia äärmise vaesuse ja suure osa Whitechapeli getostumise vahel. Nii suures ulatuses, et Whitechapeli jaamas on jaama nimi inglise keeles ja kohe selle kõrval bengali keeles. Huvitav fakt. Ma kunagi arvasin, et see oli araabia keel. Olen sellest ajast peale end päris palju harinud. Sõbrad, siin on üks huvitav asi, mida te peaksite selle juures tähele panema. Näete, nad ei ürita siia kohta sisse tulla, eks. See ei ole see, kuhu nad lähevad. Nad liiguvad selle ümbrusesse, et kasvada ja kasvada ja kasvada ning järjest rohkem laieneda. Ja mul isiklikult ei oleks mingit probleemi, kui bengalid elaksid mingis kindlas piirkonnas. Küsimus on selles, kas nad üldse üritavad integreeruda Ühendkuningriigi ühiskonda? Kas nad üldse püüavad saada Ühendkuningriigi kodanikeks ja ühiskonna panustavateks liikmeteks? Või püüavad nad teha midagi muud? Kui vaatad üle tee, kui vaatad mööda teed alla, näed neid kõrguvaid pilvelõhkujaid ja kogu Londoni tohutut finantsrikkust. Olgu mehed, me oleme siin Pakistani Ühendkuningriigis. Kui miski on koloniseerimine, siis just see. Võite tulla oma suupisteid põrandalt võtma, kui soovite. Meil on siin palju ilusaid Pakistani kangaid. Meil on laste mänguasju. Me käisime Tower Hamletsis ja see oli nagu 3. maailm, basaarid, otse keset teed. Sul on ilusad vanad inglise hooned, nagu see siin. Ja nende ees näeb välja nagu prügimägi. Aga see on nagu basaar, kus müüakse võltsitud Louis Vuittoni kotte ja Gucci kotte. Praegu on Ühendkuningriik muidugi endiselt valdavalt valge riik. Mõned andmed viitavad sellele, et 2065. aastaks on valgeid britte vähemuses. Aga kui vaadata milleniaale, Z-generatsiooni ja alfa-generatsiooni, siis näed seda püramiidi. Valgete brittide osakaal on milleniaalide seas järjest väiksem, Z-generatsioonis veel väiksem ja alfa-generatsioonis väiksemgi kui varasemates põlvkondades. Nii et me võime olla 82%, nagu viimases lauses öeldi. Ühendkuningriik võib praegu olla 82% valge briti rahvastikuga. See ei kehti alfa-generatsiooni kohta, mis kindlasti ei ole 82% valge briti päritolu. See muutub ja muutub kiiresti. Seda näeb Birminghamis, seda näeb sellistes kohtades nagu Bradford, seda näeb sellistes kohtades nagu Luton Town. Ühendkuningriigis on umbes 11 linna ja asulat, kus valged britid on juba vähemuses ja pealinn London on praegu vaid 1/3 ulatuses valge briti rahvastikuga. Ja kuna see muutub järjest vähem inglispäraseks, kolivad inglased välja. Siin on olemas valgete lahkumise nähtus. Pea meeles, et meil ei ole probleemi sellega, kui riiki tuleb palju inimesi ja lisandub multikultuursus. Kuigi me ei arva, et see eriti toimiks. Ameerika on ehitatud sisserändajatest, kes olid igat nahavärvi ja tulid eri paikadest. Ja see oli suurepärane, sest neil kõigil oli midagi ühist. Nad uskusid vabadusse, Ameerika väärtustesse ja nad lõimusid nende väärtuste alusel. Siin on olukord teistsugune. See ei käi selle kohta, et tahetakse, et Inglismaa oleks enamasti valge. Tegelikult ei huvita see eriti kedagi. See käib selle kohta, et inimesed, kellel on briti väärtused, kes sageli kipuvad olema valged, sest nad on põlised inglased. Nemad on need, kelle kogu kultuuri ja traditsiooni justkui lämmatab see uus asi, mis tuleb ja ütleb hüvasti, meid ei huvita tegelikult teie. Me olemegi siin lihtsalt koloniseerimiseks. Tuleme siia, koloniseerime selle koha ja muudame selle enda kohaks. Väga erinev. Kui sa tuled riiki ja usud selle riigi väärtustesse, siis on ilus, kui tood kaasa oma erineva kultuuri. Loo need 2 asja koos, too need kokku ja sa lood midagi sellist nagu Ameerika unistus. Aga kui sa tuled ilma igasuguse huvita sellesse kultuuri lõimuda, siis sa tegelikult koloniseerid.
ja see kiireneb ainult veelgi, kui midagi ette ei võeta selle peatamiseks ja ümberpööramiseks. Ja ilmselgelt on kõige suurem probleem see, et kõige agressiivsemad inimesed kogu selles loos on kindlasti moslemi taustaga inimesed, kes ei piirdu ainult linnaosade getodeks muutmisega. Neil on poliitika, kirjutamata poliitika, aga siiski poliitika islamiseerimise kohta, mille eesmärk on muuta linnaosad piirkondadeks, kus keegi, kes ei ole moslem, keegi, kes ei ole islamiusuline, ei ole teretulnud. Ja tegelikult, kui keegi tuleb kaameraga ja üritab nendega rääkida, siis aetakse nad aktiivselt minema. Täna seda päris ei juhtunud. Tegelikult arvan, et meil oli uskumatult vedanud. Ma arvan, et see oleks võinud minna teisiti. See oleks võinud minna nii. Sa saad hakkama. Sa vihkad YouTube'i reklaame. Mida ta siis mõtleb, kui ütleb, et see oleks võinud nii minna? Me saame kohe teada. Me filmisime East London Mosque'i, mis on üks Londoni suurimaid ja vanimaid mošeesid ning üks vähestest Ühendkuningriigis, kus lubatakse kuulutada adhaanit. 5 korda päevas läheb imaam torni või tegelikult ei pruugi ta torni ronida, vaid kasutab mikrofoni ja tornis on kõlarid, kus ta kutsub palvele. Mind huvitab tõsiselt, sest me oleme harjunud sellega, et islamistid teevad seda valju palvekutset, mis kõiki häirib. Aga mida nad tegid enne valju häälite kasutuselevõttu? Kas see on mingi uus asi? Kas see on osa uuest, et tulge meie linna ja näidake oma üleolekut? Või on see midagi, mida polegi varem tegelikult eksisteerinud? Või on see alati olemas olnud? Neil oli mingi viis valju häälite valmistamiseks. Kas kellelgi on ideid? Ante kommentaarides teada. Me olime seal keskpäevastel palvetel ja filmisime mošee juures talja voolavat rahvast. Mošee pole piisavalt suur, et mahutada kogu moslemi kogukonda. Nii et palju moslemeid palvetas väljas ja me filmisime seda koos oma kaameramehega. Ja kui me filmisime, lähenes auto, peatus ülekäigurajal ja mees autos ütles, ma tunnen sind ära, sa oled Visegrad 24, sa oled genotsiidi õigustaja, sa loom. Ja ma lähenen talle ütlen, ma tahaksin väga arutada, me räägiksime teiega hea meelega. Ma küsiksin hea meelega, milline on elu moslemina Londonis, multikultuursus, elu Tower Hamletsis. See mees jätkas minu solvamist ja kui ta mind solvas ning mina seisin seal üsna rahulikult, püüdes temaga rahumeelselt suhelda, hakkas kogudus Ida-Londoni mošeest lahkuma. Märkasid müra ja suur grupp moslemeid jooksis kohale. Alžeerlaste seas oli ka noor poiss, kes karjus kõige hullemaid asju kanile. Ma lihtsalt ütlen, et kui me seda kuulame, siis see minu jaoks nii huvitav. Jooksid kohale, enese hooldus sai just värskema ilme, eks? Irooniline. Mul on tunne, et see on Inglismaa. Vaata, me teeme ikka veel turundust tavalistele inimestele. Ja siis seda nad ei osta. Mõned alžeerlased, noor poiss, kes karjus kõige hullemat roppust, eriti siis, kui ta sai teada, et Visegrad 24 on laias laastus kindlasti Hamasi vastane ja laias laastus Iisraeli toetav, Iisraeli asja suhtes sümpatiseeriv kanal. Ta hakkas karjuma roppusi, et tahab tappa Iisraeli valitsuse liikmeid ja tahab juute ükshaaval pea maha võtta. Me peame endalt küsima, miks neil on Iisraeli suhtes selline kinnisidee? Mis see siis on? Ausalt öeldes oleme sellest üsna põhjalikult rääkinud. Ta oli pärit Alžeeriast. Ta oli Alžeeriast. Ma olin ise ka mõnda aega Alžeerias olnud. Nii et miks peaks üks alžeerlane üldse hoolima? Miks peaks just see teda vihaseks ajama? Kui ma talle oma lugu rääkisin, enne kui vestlus vaenulikuks muutus. Ta isegi surus mul kätt ja hakkas suhtlema, kuni kuulis sõna Iisrael. Ja siis muutus ta täiesti. Kas sa oled Nigeeriast? Jah, palun. Mida sa öelda tahad? Ta on kohe siin. Ei, see tüüp karjub. See ei ole esinduslik. Mida sa mõtled? Ma ei nõustu sellega. Tommy Robinson, ta on kõige vastu. Ma ei tea, kui ma Tommy Robinsoni kätte saan, jah? Sa tead küll, kui ma su kätte saan, Tommy Robinson. Ma teen sulle ära, jah? Aga oota korraks. Kui ma Tommy Robinsoni kätte saan, jah? Ei, kui ma Tommy Robinsoni kätte saan, ma teen talle ära, jah? See on kõik, mis ma ütlen. Islam, au islamile. Austa kõiki, austa igat tahavärvi. Islam on täiuslik. Meie ei ole. Suur au. Kas sa tahaksid, et Ühendkuningriigis saaks moslemi riik? See ei ole moslemi riik. Ühendkuningriik ei ole moslemi riik. Me ei ole siin, et üle võtta. Me oleme siin, et levitada oma ilusat usku. Levitada rahu ja levitada armastust. See ongi kõik, mu vend. See ongi kõik. Tõesti. Sa oled siin lihtsalt selleks, et levitada rahu ja armastust, öeldes samal ajal tubli Tommy Robinson. See tundub üsna huvitav viis rahu ja armastuse levitamiseks, kas sa ei arva? Kas sa tahaksid, et kõik oleksid moslemid? Kas mina tahaksin, et kõik oleksid moslemid? Ei, vastus on ei. Me ei taha seda. Me tahame, et see oleks kristlik riik. Tõesti, jah. Kas sa oleksid nõus meiega kaamera ees rääkima? Ma hindan seda. Millisest riigi osast? See on kristlik riik. Milline osa sellest riigist on? Kristlik. See on kristlik riik. Milline osa sellest riigist on kristlik? Kas sa küsid mult, miks ma arvan, et see on kristlik riik? Miks see on kristlik? Riik. Miks on Ühendkuningriik kristlik riik? Alustame monarhiast. Kas pole nii? Monarhia on ju Jumala poolt võitud.
muidugi kristlaste arvates. nii et kas sa mõtled, kas hiinlased on kristlased? Kas see on küsimus, mida sa küsid? Ma vaidlen vastu. Minu seisukoht oleks, ma imetlen moslemeid selle eest. Ei, sa ei imetle. Loomulikult imetlen. ma olen sulle kanali hankinud. Kas sa lased mul rääkida? ma ei lase sul rääkida. Mis su kanal on? Mis su kanal on? Asepresident. Sa võid ilmselt hinga visata. Mis see on? Mis? Ma pean Palestiina vabastama. Näita mulle. 1, 2. Kolm, vaba. Vaba Palestiina. Vaba Palestiina. Dokumentaalfilmi filmimise ajal filmis Stefan Thompson Visegrad 24 asutaja mošeed, kui inimesed palvetasid ja nad ümbritsesid teda. Nad kõik tulid pärast reede palgust välja ja 100 inimesed ümbritsesid teda. Nad karjusid roppusi, tegid natsitervitusi ja hüüdsid. Me võtame juutidel pead maha ükshaaval. Kurat, mis asja? Kuule, kurat, pane mind peale. Tuletan meelde, et Stefan ei ole juut. Tal on lihtsalt mõistus. Ta saab aru erinevusest madala IQ-ga inimese vahel, kes toetab Palestiinat, ja mõtleva inimese vahel, kes toetab Iisraeli. Mine oma mehe juurde. Mis sul viga on? Su mees ei näe sind, vendid. Kurat Iisraeliga. Vaba Palestiina, me hävitame varga. Ma mõtlen, kas te kujutate ette, kui see mees oleks kokku puutunud näiteks Bibi Netanyahu turvameestega? Kas ta oleks olnud selline? Elagu Iisrael, suur sinine, ma olen ka saanud selleks ja Ühendriikideks. Mul on tunne, lihtsalt selline kahtlane tunne, et see ei oleks nii. Vaatame, mis edasi saab. Tuletan kõigile meelde, et ei, see ei ole Katar ega Alžeeria. See on Ühendkuningriigis ja see jõuab varsti ka Ameerikasse. Austust, Palestiina! Palestiina ei saa vabaks! Mees hakatakse ükshaaval maha võtma, sa räpane Jeesus! Meil on Palestiina! Kas te teadsite seda, kutid? See on juut. Võib-olla oled selle tüübi poolt. Naljakas fakt. Ma mõtlen, Hitleri tervitus. Imeline. Šik. Teate küll, šik. Mees, keda nägite juutidel pea maharaiumisest karjumas ja natsi tervitust tegemas, on Mohammed Hashid, 18-aastane. Hiljem arreteeriti ta ja talle esitati süüdistus rassiliselt raskendatud ahistamises, seejärel vabastati ta kautsjoni vastu kuni kohtuprotsessini, mis on määratud 16. juunile. Hakkame arvama, mis kohtuprotsessil juhtuma hakkab. Tõenäoliselt öeldakse kohtuprotsessil midagi sellist. Tegelikult ei olnud see rassiliselt raskendatud. See oli Visegrad 24 süü, et nad sinna läksid. Ma ei tea, mida sina nägid, aga mina nägin, et Stefan oli väga-väga viisakas, meeldiv, tsiviliseeritud, huvitav ja vestlusest huvitatud. Huvitaval kombel ei öelnud ta midagi Iisraeli ega juutide kohta. Mitte midagi. Temalt küsiti, kas ta arvab, et Ühendkuningriik on kristlik riik ja ta ütles, et austab moslemeid. Ja see juhtuski. Nüüd pean ma teilt küsima, mu sõbrad. Kumb neist tundub intelligentsem? Kumb neist inimestest näeb välja, nagu ta tegelikult teaks, millest ta räägib? Kumb neist inimestest tundub olevat keegi, keda te tahaksite oma ühiskonnas näha ja kumb mitte? Kui teie vastus on, et te ei taha noori mehi, kes näevad välja, räägivad ja käituvad nii, siis olgu. Kui te peate silmas seda lokkis juustega natsitervitajat, siis suurepärane. Te peate Ameerika eest võitlema. Ja kui te peate silmas seda blondi, hea kõneoskusega briti meest, siis peaksite Ameerikasse jääma, sest sellised inimesed kaovad peagi maa pealt, kui me ei võitle islamistide vastu. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.